investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Sõrs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on juba 9. veebruar, kell on natukene 2 läbipäeval. Minu nimi on Tarmo Tanias ja Meelist jätkuvalt ei ole. Meelis on puhkuse radadel, aga kui eelmine nädal meil oli siin Martin Korjus, siis meil on siin pikk pink. Täna on Noormees stuudios, kes on siin ka varem käinud ja väga hästi esinenud. Tere, Jürgen! Tervist, Tarmo! Eelmine nädal oli väga sündmuste rikas, et finantsturgudel, ka finantsturgude kõrval, mis sulle võib-olla peamised sellised märksõnad olid, mis silma hakkasid? Jah, see aasta on väga turbulentne olnud, et siin praegu nüüd külalisena olles siin meenub ka mulle juba ka minu eelmise võib-olla podcasti sõnavõtt ka, et kus ma mainisin ka, et tõenäoliselt tuleb 2026 väga vägivaldsete liikumiste aasta. Ja niipidi on see aasta ka pihta hakanud. Ja kui nüüd vaadata siin, mis siin üle-eelmine nädal siis toormet ja väärismetallide turgudel juhtus, siis kandus kohati üle ka krüptovaluuta turgudele ja ka tehnoloogia aktsiatesse. Et mis... Kui nüüd hakata võib-olla kokku võtma seda ka, mis vahepeal juhtunud on ja anda võib-olla heasuks ülevaatega kuulajatel, siis ma võib-olla hakkaks isegi pihta makronäitajatest. Et siuke raputav uudis eelmine nädal tuli siis JOLTS reportist, ehk siis kus eesti keeld ja siis tõlkides olegi, et tööturu raport põhimõtteliselt. Jah, tööpakkumise kohta. Ja, et seal on nagu väga palju erinevad sellised Ameerika tööturu raporteid on. Just, ja oodatud oli seal 7,2 miljon tööpakkumist, aga hoopis külma dušina tuli uudiseks 6,54, mis on väga madal näitaja, sest et kui vaadata seda reporting nii-öelda siis seda historyt, siis tegelikult nii madalad näitajad viimati oli, kui ma eks oli 2009, parandamit Tarmo, kui ma 2009 ilmselt jah, ja ütleme, see oli päris kurikuulus aasta, kes on finantsturgude natuke kauem olnud, et siis oli finantsturgude põhi tegelikult on ju. Jah, ja see, miks ta oli väga siuke külma dušina nagu mõjus ka on sellepärast ka, et kindel ka, et eelmine nädal ka rääkisida Kevin Warshist ja tema taustast ka ja ma usun, et kuulajatel on ka juba teada ka. Me võime natuke üle korrata selles mõttes, et ega me väga temast ju veel ei tea. Ja kui väga ammendav võib-olla siuke kommentaar nagu anda, siis teda tuntakse või tema maine õigemine on siuke, kes on siuke kitsendava karmima rahapoliitika austaja põhimõtteliselt. Täpselt niimoodi. Ja miks on see nagu siukse külma dušina nagu mõjus on sellepärast, et nüüd kui ta on siuke karmi rahapoliitika nagu pooldaja ja võib-olla peamine asi, mida ta vaatab, ongi inflatsioon, siis kui tööhõive nagu siis ei ole väga hea, siis tegelikult vaata, Euroopas on Euroopa Keskpanga põhimandaat on vaadata inflatsiooni. Tööturgu ka natuke, aga pigem inflatsiooni. Aga Ameerika Keskpank jälgib ju kahte asja. Ta jälgibki seda inflatsiooni ja jälgibki tööturgu ja kui sa need numbrid nüüd välja tõid, suhteliselt ehmatavan. Ja siis nagu selle põhjal peaks siis kohe ju intressi alandama hakkama. Ja tegelikult, kui sina tõid need numbrid välja, mina vaatasin tööturu poole pealt Ameerikas on ka sellised, et kui tööturu läheb, kui sa jääd tööst ilma, siis saad töötu abiraha taotlema minna, nagu meil töötukassa natukene on ja siis eelmine nädal see number läks 231 000-ni, poole tükk aega nii kõrge olnud, aga mis oli võib-olla ka natuke nagu ehmatav, ma ei tea, kas juba on teisi interneti mõju, aga jaanuaris koondati Ameerikas 108 000 inimest ja siis samamoodi viimati nii suur kuine nagu koondatud arv oli ka aastal 2009, et põhimõtteliselt see läheb kokku väga hästi sinu toodud numbritega. Just, ja olen ise samuti ka kuulnud seda, et ei ole välistatud, et peamine
võimalik mõjutegur on täpselt selle AI tõttu ka, eks me saame sellest AI-st täna ka rohkem rääkida ka, sest et see oli ka üks põhjuseid ka, mis turgusid mõjutas ka ettevõtete tasemel eelmine nädal. Ja nagu me vaatame, me saame rääkida ka ütleme erinevatest sektoritest, aga lihtsalt ütlen nagu ära, et mulle tundub, et turg testib ka natuke seda Kevin Warshi, me ei tea tema reaalsed sõnumed on ju, aga see on mees, kes on olnud kunagi keskpangas tööl, ta on olnud investeerimispankades tööl, tal on nagu ajalugu on briljantne põhimõtteliselt on ju, sobib ideaalselt keskpanga juhiks, aga minu põhi nagu küsimus on nagu selles, et kui siis Jerome Powell, tänane keskpanga juht kunagi sai ka ju Trumpi ettepanekul keskpanga juhiks, siis ka, kui te võite ju vaadata neid vanu videosid YouTube'is, et kuidas siis Trump ta ametisse pühitseb ja ka justkui nagu ideaalne mees, ideaalne keskpankur ja kui kehvad on need suhted täna on ju, ja siis kui nagu seesama Kevin Morse, mis iganes, et täna võib-olla tõesti tööturg läheb nagu hullemaks, on lihtsam nagu need intresse nagu allapoole tuua, aga oletame, et ühel hetkel siis läheb inflatsioon nagu käest ära, kui intressid tulevad allapoole, et ja keskpank peaks siis nagu sekkuma, tema nagu taust ütleks, et peaks siis intresse nagu karmistama, et kui meeldiv on siis nagu selles keskkonnas, kui siis Trump sul nagu selja taga piirub põhimõtteliselt on ju, et seda nagu teha, aga me seda täna ju välja ei mõtle, me peame ikkagi nagu sinna mai, ma arvan, pigem juuni nagu ootama, et siis me näeme need esimesi nagu sõnumeid. Ja tõepoolest, et kui see Kevin Warsh uudis iseenesest nagu tuli välja, kui mu esmane emotsioon oli, et ma ei suuda seda uskuda. Mina arvasin, et tuleb teine Kevin on ju. Mul oli täpselt sama meelestatus ja veidi hakkasin mõtlema, et huvitav, et kas see on siis mingisugune poliitiline teater niimoodi, et aga eks natuke nüüd aeg on nagu ka läinud mööda, võib-olla siis on ikkagi nagu tõsi, et ikkagi astub ametis, et praegu ei ole veel nagu see 100% selge, aga 90% tõenäoline saab nii olema hetkel. Kui ta ei astu, siis võtab seda Trumpi usaldusväärsust veel rohkem ära. Just niimoodi ja see ongi see teine pool mündil, et kus ma nagu mõtlesin ka, et okei, et eks siis saab olema näha, mismoodi siis Kevin toimetama hakkab ja missugune siis tuleviku poliitika saab keskpangal olema. Me rääkisime Ameerikast, et intressimäärasid, kuigi Trump tahaks, et toodaks kiiresti allapoole, me pole näinud on ju, ja ma arvan, et kuni maikuuni tõenäoliselt me ei näe ka, ütleme seni, kuni see Powell on seal eesotsas. Meil oli siin vahepeal ka Euroopa Keskpanga istung, Euroopa Keskpank ka ei alandanud intresse, see oli küll turul täiesti nagu oodatud sündmus ja tõenäoliselt, ütleme vähemalt jaanipäevani me ei näe intressi alandusi ja väga suure tõenäosusega Ameerika ikkagi alandab intressi ennem kui Euroopa on ja siis ühel hetkel, ma ei tea, kui dollar peaks võib-olla liiga palju kukkuma, siis äkki nagu see Euroopa Keskpank tuleb nagu järele. Aga sellest hoolimata, ütleme sellest Warshidest ja asjadest, kas sina said nagu aru, Jürgen, et miks see turg nii närviline oli möödunud nädala, et kui ma nüüd vaatan nagu nädala liikumisi, siis nädala lõikes kerge pluss eurodes Ameerikas, aga nädala sees tegelikult väga suured liikumised ühes suunas ja me räägi isegi nagu päeva sees on, et väga kiiresti liikusid asjad. Tõepoolest nädala sees narratiivid muutusid ja tekkisid aga kui võtta ka kokku seda, et mis seda volatiilsus nagu turul tõi, siis ettevõtte tasemetel uudiseid saab siin nagu esile tuua peamiselt siis infotehnoloogia valdkonnas. Võib-olla siit saame ka nagu sellest ka pihta hakata, et kommenteerida tulemusi nii Alphabetil ehk siis Google'il kui ka Amazonil näiteks, et need olid minu silmis sellised peamised tegurid, mis turgusid mõjutama hakkasid. Kui väga lühidalt kokku võtta, siis mõlematel ettevõttel tegelikult tulemused väga head ja võib-olla see tekitabki nagu niisugust vastuolist arusaamad, et aga miks siis nagu need langesid. Tegelikult olidki nende ettevõtete lubadused siis kapitalikulutustel ehk siis CapEx ja mõlemad ettevõtted tõid esil seda, millised grandioossed plaanid neil on siis kapitalikulutuste suhtes ka. Eriti Amazon minu mõelest selline hullumeelne plaan on. Täpselt niimoodi ja kui ma ei eksi, siis nad on kohustatud ka vist järgmine aasta ka osaliselt finantseerima enda kapitali kulutusi ka samuti, et saab olema näha, mis see kõik saab olema, et üks osa on seal AI pool, aga minu mäletus mööda neil on ka tugevad ambitsioonid, kas siis
Elon Muski nii-öelda sarnases ärissemine ehk siis interneti siis teenuse osutamine läbi satelliitide. Et pluss need robotite teemad ka, mis on kogu aeg Amazoni teemad olnud. Täpselt nii. Ja Alphabeti puhul ka üks võib-olla selliseid peamiseid põhjused, mis on sellest nagu võib-olla tehnoloogia valdkonnas sellises nagu väärtuslikumaks aktsiaks nagu loonud teda on siis see, et ka nad enda aktsiad tagasi ostnud, nad nüüd lõpetasid selle ära ja üks põhjused on samuti väga agressiivne siis kapitalikulutused. See on üks asi, aga vaata, kui sina oleks või mina oleks finantsjuht ka, et sa vaatad ka, kui kõrgel on sul Alphabeti aktsiahind, on ju, et kas sa tahad selle hinnaga nagu aktsiad tagasi osta, et mõistikum on võib-olla see investeeringuteks see raha nagu suunata, on ju. Aga jah, et see on kindlasti üks asi, mis turge nagu suunab, et see on nagu, ütleme, iseenesest väga head uudised, aga turule nagu üldse ei meeldi, kui siis need suured tehnoloogiafirmad suurelt teatavad, et kui palju nad investeerivad tehisintellekti, kuna siis jah, tõenäoliselt see tuleb nagu laenu arvelt ja hakatakse nagu mõtlema, et kus siis nagu see tagasi nagu teenitakse, on ju. Ja siis, kui ma püüdsin tõesti nüüd eile ka, ütleme neid saateks ette valmistades natuke nagu vaadata neid päeva nagu liikumisi ja analüüsides, et kus see nagu tuleb, siis lõpuks ma jõudsin nagu selleni, et mitmed professionaalsed turuosalised tõid välja, et turul on väga suurel määral on arvutitel põhinev algoritmide kauplemine, et põhimõtteliselt, mis on ka suuresti tõenäoliselt selle peale siis nagu programmeeritud, et kui tulevad küll head uudised, aga kui siis nagu suured investeeringud, siis masinad hakkavad nagu müüma, et tegelikult päris ohtlik kokteil on, et me isegi ei tea, on ju, et kuidas need masinad võivad selle programmeeritud olla ja Goldman Sachs on, vaata reedel turg tegelikult taastus ju päris korralikult, aga Goldman Sachs tõi siis oma mudelitelt välja ja prognoosis isegi selleks nädalaks seda nagu languse jätkumist, kuna nende hinnangul, ütleme, kui mingid asjad on mingitest tasemitest nagu läbi kukkunud, siis arvuti müüb nagu edasi, seni kuni see tase võib-olla siis tagasi murtakse, on ju, et aga samal ajal, kui ma vaatan siis nagu neid ettevõtete tulemusi, tänaseks on siis umbes pooled Ameerika ettevõtted oma aasta tulemused teatanud ja 79% on siis ületanud, tegelikult väga hästi on ju, aga turul nagu just selle suuremate tehnoloogiate osas mõne üksiku erandina ei ole sellised väga suuri liikumisi on ju. Siis kui ma vaatan, mida siin räägivad suuremad varahaldusfirmad, et Euroopas eeskätt, et Amundi, siin alles hiljuti võttis sõna, et neile ka üldse ei meeldi see dollari kurss on ju, ütleme jah, kui sa oled, pead klientide varasid siin Euroopas haldama ja sul on see dollari risk, siis ei ole nagu meeldiv olukord. Ja nemad oma klientide portides on pigem nagu Ameerika osakaalu vähendamas ja kaks põhjust. Üks on see dollari risk, mis ma välja tõin, ja teine on ikkagi suhteliselt, ütleme, kas suhteliselt on pehme öelda, ikkagi kõrge hinnatase päris paljude Ameerika ettevõtete osas. Ja nende selline, võib-olla mõttekoht on ka, et nad endiselt jäävad nagu Ameerikasse suurel hulgad, aga kas tasub pool portfelli Ameerikas hoida. Ja siin, kui me vaatame ka siin nagu aasta algusest sellel aastal, ütleme, korra võtan need numbrid ette, et kuidas siis meil on siis 6 nädala numbrid on ju, et kuidas me siis nagu liikunud oleme, et oleks siis võrreldav, kuna eurodes need numbrid, SP500 on siis 6 nädalaga 0,6% tõusnud, Nasdaq on -1,6%, et ühesõnaga ikkagi on miinuses, hoolimata siis nendest headest tulemustest, ja siis samal ajal, kui ma panen mõned teised turud siia juurde, Euroopas Inglismaa näiteks +5, Saksamaa on põhimõtteliselt USA-ga siin võrde, ka +0,7, Hispaania, kes meil oli eelmise aasta staar, on juba +4, et päris hea ikkagi on ju, meie enda koduturg on põhimõtteliselt 0 lähedal, aga mis on hästi, mis mulle endale muidugi meeldib, sellepärast, et meil on endale ka klientide positsioone seal ja mida me oleme kasvatanud, Skandinaavia, ütleme, Norra on +11,5 ja Rootsi on natuke üle 10% plussis, et siis tekibki nagu see küsimus, pluss ütleme, arenevad turud, sinna on raha liikunud, et näiteks Brasiilia on juba 17% plussis ja Lõuna-Korea
tõusis jaanuaris 1 kuuga 20%. See ei ole nagu aasta tootlus, see on 1 kuu tootlus. Ja no seal on nagu teema selles, et kuna pooljuhtide ettevõtetel on nagu hästi läinud ja Samsung ja üks selline tuntud ettevõte on seal põhiettevõtted seal indeksis, need on siis nii palju seda kasvatanud, aga näiteks ka Türgi on pluss 20. Et tervikuna võib-olla natuke nagu vara öelda, et vaata varem on niimoodi olnud üsna sageli, et sa võid nagu portfelli ajutada küll üle maailma, aga kui põhimõtteliselt nagu öeldakse, et kui USA aevastab, siis ülejäänud maailm on juba haige, on ju. Et täna USA veel nagu väga aevastanud ei ole, me ei räägi nagu suurtest kukkumistest, aga ajalooliselt on niimoodi olnud, kui Ameerika turg on seal 20% kukkunud, ega siis muud pole nagu langusest nagu pääsenud. Täna nagu küsimus pigem selles, et kas Ameerikas tuleb suurem kukkumine ja kui ei tule, äkki siis see trend muutub kuidagi niimoodi, et Ameerika vaikselt vajubki alla, võib-olla 10% aasta lõpuks, võib-olla dollar ka natukene, aga siis investorid vaikselt nagu positsioneerivad ennast ümber ja võib-olla lähevadki rohkem siis nagu arenevatele turgudele, et me näeme seda muidugi aasta lõpus rohkem on ju, aga kui siis need sektorid nagu eraldi ka vaadata, eelmine aasta oli, sest me oleme rääkinud, pangandus oli Euroopas staar, pluss 70% aastaga, kui ma nüüd vaatan aasta algust, 6 nädalaga pluss 5, jätkuvalt väga hea, ja Ameerika on samal ajal protsent miinuses oma nagu pangandusasjadega. Tehnoloogias Ameerika on umbes 2% miinuses, aga Euroopa on peaaegu 4% miinuses. Et jällegi, et kui on nagu USAs on tehnoloogias suuremad langused olnud, aga mõju Euroopasse võib-olla on isegi suurem olnud, kuigi ütleme, Euroopas ei ole väga tehnoloogiafirmasid on ju. Nõustun sinuga, et see on hea näide sellest, et mismoodi ühe regiooni mõju võib kogu maailma mõjutama hakata ka veel enam, et kui tegemist ei ole nagu traditsioonis niisugune toorme valdkondaga nii-öelda silma paistvad nagu regioonid. Brasiilia on hea näide, et mis on nagu toorme keskne, aga Euroopa, mis ei ole nii väga. Ja mis ma võib-olla see siin jätkuks võib-olla siin ütleks seda ka, et kui tulemused seal ettevõttel head tehnoloogiate puhul, eks ole, siis investorid hakkavad nüüd küsima, näeme, et investeeringuid küll, aga me näeme kulusid, kus on tulu. Et see on nüüd see... Ja tahavad juba saada kohe midagi näha. Tahavad näha ja eks see on igati arusaadav ka, et AI ei ole nüüd eile sündinud asi ka, et nüüd on, eks ajas kasvab need ootused suuremaks ka. Et, aga tehnoloogias rääkides ka, et mis see nagu teine võimalik faktor on ka, et mitte faktuaalne isegi, et mitte võimalik, miks langesid eelmine nädala tehnoloogia aktsiad oli sellepärast, et Cloud AI tuli välja enda siis uuendusega, tegemist on siis Anthropicu poolt loodud tehisintellekti lahendusega ja kui varasemalt tegelikult saab nii öelda ka, et nii OpenAI, ChatGPT kui ka Gemini ja Cloud samuti on siis siuke chat-based siuke AI olnud, siis aina rohkem liigutakse sinna poole, kus tegemist on siis AI agentiga, ehk siis nii-öelda töötegija, siis ütleme niimoodi, kellel kui mingi käsklud või prompti nagu sisse panna, siis ta nagu hakkab toimetama ka. Eesti keeles oleks hea sõna kratt võib-olla selle, et anna tööd on ju. Anna tööd, jah. Et miks on see väga suureks siukseks võib-olla nagu riskiks siis tarkvarasektoril nagu osutunud sellepärast ka, et kui enam, nii ei saa nagu öelda, et see enam nii on, aga kui me liigume sinnapoole, kus AI ei ole enam nagu siuke tööriis nõustav, et muutub töötegijaks, eks ole, siis ta pleeva ära neid sealt. Täpselt niimoodi, sest et kuidas peamiselt nii-öelda ärimudel siis tarkvara ettevõtetel toimub, on siis, et nad küsivad siis tasu iga siis kasutav või siis töötaja pealt, eks ole, Microsoft on ka hea näide sellest. Ja kui neid töötajaid siis on oluliselt vähem, siis on tululangus niisugustel tarkvara ettevõtetel. Kui sa oled nagu aastakümned selle peale elanud, on ju litsentsitasude peale ja edasi ja sul äkki nagu konkurent tekkinud, siis ei ole tore, on ju. Täpselt niimoodi ja miks on see Cloud AI-ga nagu väga siuke suur uudis on sellepärast ka, et kus ma ütlen, nüüd saavad nagu ettevõtted ka maja siselt mitte, et nagu seda lahendust siis nagu sisse tellida, aga neid ise ka tegema hakata, sest et ta on
moonutanud seda nagu barjääri koodimise suhtes, et väga nagu lihtsamaks selle kõik nagu teinud ka, et sisuliselt igasugused kliendihaldus või müügi nagu niisuguse halduse tarkvara saavad nagu majasiselt selle AI-ga endal nagu valmis teha, nad ei pea seda sisse ostma, ehk siis nagu uus olukord on niisugune, kus cloud on nagu tasuta peakokk, kes kolib sinu kööki ja teeb sulle täpselt sellise roo, mida sa ise vajad, kasutades odavaid koostisosi. Ja sa ei pea selle roo eest nii palju maksma, nii et... Jah, täpselt. Ja noh, eks kui ärimudelid hakkad nagu nii-öelda kokku kukkuma, siis noh, eks ühesõnaga, eks seal tehniliselt võib-olla nad on esialgu nagu ülemöödud küll, aga struktuurne probleem võib niisugustele ettevõtet olla küll muidugi, noh, ma ise jälgin ka nagu igapäevaseid turge ja noh, eks ma jälgin ka niisugused ettevõtte võib-olla, mis samuti olid sellest langusest nagu osa saanud ka, ma nimesid nimetama ei hakka küll, aga ütleme niimoodi, et tasub võib-olla mõelda ka niisuguste tarkvara ettevõtete peale, mis nagu võib-olla nii nagu avatud ei olegi, et nende äri ongi võib-olla suunatud niisugune riigiasutustel või politseil, ühesõnaga neil on niisugune juriidiline barjäär, et sinna nagu ärisse sisse saada ja noh, eks lugedes reedega nende siis tegevjuhtide kommentaar ütles, tegelikult sõnum oli selge, et tegelikult tarkvaral pea ongi kogu aeg ainult soodsamaks läinud ja kättesaadavamaks ja nii-öelda siis moat või siis nagu ärieelis neil. Valli kraav põhimõtteliselt. Jah, täpselt, et saab ka nii-öelda, et ongi siis nagu see pigem nagu jurisdikatsioonis ja kõige muust tingitud olnud, ehk siis ei ole nagu väga tõenäoline, et niisugune AI mudel nii-öelda niisugust väga tundlikutele andmetele nii pea veel ligi pääseb, aga jah, niisugused nagu mõtted. Aga on 3 sektorit, kus siis selle aasta alguses on Ameerikas nagu väga hästi läinud. No põhimõtteliselt esimene on meil siin energiasektor, et energiasektor on kasvanud 18,5%. Noh, kui me õue vaatame, külm on. Maagaasihinnad on tõusnud, naftahinnad on natuke tõusnud, on ju. Ja siis kellele veel hästi läheb erinevatel materjalitootjatel, aga tööstusettevõtetel läheb üllatavad hästi. Et võib-olla see USA-le lisab võib-olla nagu kindlust, et kui ühel hetkel see AI teema, kas ta nüüd nagu maha käib, aga võib-olla ühel hetkel enam nii kuum ei ole, et tahaks, et teised sektorid ka siis seda turgu veaks, siis see tööstussektor võib-olla siis natukene julgustab siis on ju. Aga kui me vaatame, enne kui me läheme siis ütleme siis möödunud nädala võib-olla aktsiate selliste võitjate ja kaotajate juurde, siis huvitavad uudised on tulnud eeskätt täna hommikul ju Jaapanist on ju, et ja sellest peaks ka natuke nagu rääkima, et Jaapanis ma ei tea, kas üldse ajaloos, ma ei mäleta, võib-olla kunagi on olnud peaminister naisterahvas, aga täna on siis Sanae Takaichi on ju, et tema partei siis valimistel sai, ma ütleks seljavõidu on ju, et 2/3 kohtadest ja et miks see nagu oluline on, et esiteks, nagu ma ütlesin, ta on väga populaarne, ta on üks väheseid ka, kes suudab isegi Donald Trumpiga nagu rääkida, ilma et nagu tülli läheks on ju, aga tema on siis lubanud Ameerikas ja Jaapanis seda rahapoliitikat nagu veel leebemaks teha on ju, et ja pluss ütleme siis nagu makse nagu allapoole tuua, et aastakümned meil oli pigem see Jaapani aktsiaturgi nagu selline deflatsioon ja üks hunnik õnnetust põhimõtteliselt, et ta liikud nagu kuhugi, et kuidas sulle nagu Jürgen tundub, et kas nüüd on äkki mingi selline pöördepunkt, kus see tarbimine tõesti nagu Jaapanis ka elaneb ja ühes sellega võib-olla nagu ka laenumahud kasvavad ja äkki hakkavad kinnisvarahinnadele tõusma, et kuidas sul tundub? Vaatasin täna hommikul Nikkei indeksi, kui ma viimati vaatasin, oli see 6% üleval. Ja, et kui indeks niimoodi lendab, siis järelikult meeldis. Et turg on milleski veendunud, et ma arvan, et see võtabki selle vastuse kokku ka, nii et ja mis vaatasin ka dollari suhtes ka jeen ei ole väga palju liikunud ka, nii et tundub, et seni on kõik hästi, et meeldib uudis. Üks lause ka Hiina kohta. Me oleme seda varem ka Meelisega rääkinud, et erinevad keskpangad siis Ameerika võlga nagu müüvad ja Hiina on tegelikult ka viimase paari aasta jooksul märgatavad seda alandanud ja siis pigem kulda ostnud. Siis täna hommikul nägin ka uudis, kus siis Hiina siis regulaatorid ütlesid kohalikele pankadele, et vaadake siis oma osalust Hiina või Ameerika riigi võlakirjades osad üle, et pigem võiks nagu vähendada veel. Ma nüüd ei tea, kas oli see nagu
soovitus kohe nagu müüma hakata, võib-olla oli selline nagu poliitiline näitemäng ka natuke nagu USA suunas, et noh, et kui te siin nagu palju kiusate, et siis me võime teil nagu veel müüma hakata ja teised riigid võivad ka nagu müüma hakata, aga no reaalsus on tegelikult see, et noh, USA-l on ikka oma mured, on ju, ja üks põhiline mure on see suur võlakoormus ja võlausaldajate vastu, on ju, et ja noh, möödunud nädala üks asi, millest me peame kindlasti nagu rääkima, on muidugi krüptovarad eesotsas nagu Bitcoiniga. Väga suur langus on ju, et noh, ütleme siin, kui me siin Meelisega tegime selle aasta alguse prognoose, noh, siis me püüdsime ka prognoosida, kuidas erinevad varaklassid võivad käituda sellel aastal ja siis, kui me seda tegime, Bitcoin oli seal natuke alla 90 000, ma arvan, suurusjärgus. Ja siis ma mõtlesin ka, et noh, ma ei mäleta, mis Meelis prognoosis, ta prognoosis ka kindlasti langust, aga mina prognoosisin siis nagu aasta lõpuks nagu 5 kuut, et 66 666, selline saatanlik number natukene on ju, ja mõtlesin, et noh, ei tea, kas sinna nagu liigub on ju, aga me nägime siin eelmine nädal korra, kus ta oli alla 63 000, et see riski maha keeramine toimus väga kiiresti, noh, täna ta on küll natuke üle 70 000, noh, mis näitab, milline see amplituud, aga mõtlen, no siin vahepeal nagu räägitud, et Bitcoin on selline digikuld ja mis iganes raha alternatiiv ja noh, ma ei tea, kui see oleks saanud, siis kui inimesed saaks raha, ütleme palka Bitcoinides on ju, üks kuu saad nagu suure summa, teine kuu saad, ma ei tea, kolmandiku vähem on ju, no, see ei tööta ju niimoodi. See on praegu väga huvitav ja tähelepanek selle digitaalse kulla suhtes ka, et ma mäletan ka, kui neid võrdlusjooni toodi esile väga tihti ja noh, siis nüüd, kus nagu Bitcoini ostjad on nagu ette valmistunud pikalt nagu nii-öelda selleks debasement trade'iks, ehk siis nagu dollari devalveerumise suhtes, kuld on töötanud, aga Bitcoin mitte. Absoluutselt, jah. Et see on väga-väga... Et see näitab, et mis on päris kuld ja mis ei ole kuld, on ju. Et jah, eks see mis... Turvasadam ei ole Bitcoin. Mis ta tulevik on, saab olema näha, aga see viimase aja see käekäik on midagi, mida kindlasti tasub kõigil meeles pidada. Noh, möödunud nädalal oli muidugi hästi näha, kui sealt tehnoloogiast tõmmati riski maha, et kus see raha siis läks, on ju. Coca-Cola läks üles, on ju, Walmart, noh, ka on ju, et selline noh, suhteliselt lihtne äri ju, ja aga noh, turuväärtus on üle $1 trillioni, ütleme, väga meeletult kasvanud, on ju. Kinnisvarafirmad tõusid, noh, meie portis on ka eeskätt Realty Income, aga on ka Vedera Realty Trust, noh, mõlemad tõusid on ju, et no ikkagi, kui sul on kindel bilanss, kindel turuosa, noh, need on need turvasadamad, kui nagu närviseks. Ja, et viimane kümnendik on olnud siuke gigantide nagu tehnoloogia, siis siuke võidukäik on gigantide seas, et ei imesta, kui pikas plaanis value investing või väärtusinvesteerim tuleb tagasi, et lihtsad ärid on jälle moes. Ja üks, kes muidugi isegi kasvas natuke üllatus Berkshire Hathaway ja Warren Buffett taas, et ei ole nagu midagi muutunud. Aga enne kui me läheme siis virtuaalportude ja kuulajate küsimuste juurde, et võib-olla mõne sõnaga räägime ka eelmise nädala võitjatest ja kaotajatest ja võib-olla kaotajatest nagu alustaks, noh me mainisime ära siin Amazoni on ju, noh Alphabeti ka, aga noh AMD näiteks, noh pooljuhtide tootja -9, noh tegelikult tulemused olid suust okeid, aga müügiprognoos, noh, oodati rohkem, on ju, ja kohe, noh, ütleme, müüdi nagu ära. PayPal, ma võib-olla sa märkasid ise, aga ma näitasin sulle ja paarile kolleegile ka, et oli kunagi siin Suure Peetri portfellis ka, võtsime isegi kasumit ühel hetkel sellest, on ju, aktsia, mis maksis umbes 5 aastat tagasi $300, kukkus nüüd tulemuste peale sealt 60 kandist 40 juurde, noh ütleme, alla 60 oli tegelikult 50 midagi lõpus on ju, aga no ikkagi palju, veerandi peaaegu tuli nädalaga nagu allapoole ja noh, loomulikult sama teema jällegi, et väljavaade nõrk, mis toodi välja, et konkurents tuleb peale, noh Apple Pay näiteks on ju, just nagu konkurentsina peale ja noh, kui seal oodati nagu, et selle aasta käive kasvab natuke ja kasum ka, aga siis öeldi, et noh, isegi 8% kasvu oodati, aga noh, tuleb tõenäoliselt kerge langus on ju. Ja mis alati, noh, ütleme, reeglina negatiivselt mõjub, kui olemasolev juht ka nagu lahkub, et noh, siis noh, firma ise ka ilmselt hindab, et midagi valesti tehtud on ju. Et no ma vaatasin isegi, mis on nagu huvitav, siis nii-öelda jooksev hinnakasumi suhe, sellel aktsial on 7,5, ütleme, kui siis nagu kasum ei langeks, on ju. Et see on nagu tehnoloogia firma kohta nagu absurdselt madal,
aga ju siis nagu turg nagu kardab, et see surve nagu püsib nagu kauem ja kaotab veel kliente. Mul meenus see irooniline lause, mida siis nüüd ex-tegevjuht, kas olid CNBC-s ütles seda, aga kui ta nüüd siis tööle asus, siis lubas, et we are going to shock the world. Ja nüüd siis siin me oleme. Loodame, et siis läheb neil paremini tulevikus, aga ütleme, Trump on öelnud ju, et tema on siin majandus kõvasti kasvatanud ja tollid toovad edu ja nii edasi aga Disneyl olid kehvad tulemused, -7 ja toodi ka välja, et välisturiste käib oluliselt vähem. Üllatus on ju. Hotellid, mitmed ma olen vaadanud ka, et toovad seda välja, et välisturiste tuleb nagu vähem, ja Disney ka juht lahkub, isegi -7 peale, et päris raske seis ikkagi, et kui sul nagu välispoliitiliselt tehakse nagu selline olukord keeruliseks on ja firma satubki nagu raskustesse ja tulemused nagu muutuvad. On ju. See tegevjuht ka vist väga kaua siin olnud. Ei olnud kaua, jah. Ma mäletan ka, et nagu just ju. Aga kodule lähema natukene ka. Novo Nordisk, mis on ka suure Peetri kasvuportfellis, arvasime, et me saime pearis hea hinnaga seda, tulid tulemused, sellest me natuke rääkisime ka, et olid kehvad, on ju, aga siis tuli veel teade ka, et HIMS, selline ettevõte, kunagi ei meeldis seda isegi kaalus ostulistis, tuli siis teatega, et temal on siis 3 korda odavam, ütleme siis kaalulangetusravim, kui on Novo Nordiskil ja Eli Lillil, ja see siis survestas nagu täiendavat Novo Nordiskit ja Novo Nordisk tuli eelmine nädal korra 20% allapoole, ka ikkagi väga suur liikumine, kuni siis ütleme nädala lõpus ja täna ka siis aktsia on nagu palju tõusnud, siis Novo kaebas selle ettevõtte kohtusse, et põhimõtteliselt, et neil ei ole seda nagu müügiluba ja ei ole Ravimiameti heakskiitu olnud ja nii edasi, ja siis Ravimiamet ise ka siis reageeris ja põhimõtteliselt kinnitas seda, et ei ole nagu seda luba ja siis see IMS võttis ise tagasi, et see müügid need asjad ja siis Novo Nordisk tõusis nagu palju, et päris palju volatiilsust ikkagi ka ravimisektoris, et ütleme, kas sa saad ravimi, loa sa ei saa, on ju, ja tegelikkuses praegu on ja siis Novo tõusnud nagu päris korralikult, on ju. Ja võib-olla midagi sarnast tuli Eestis, et Merko tuli tulemuste peale korra ju -10, pole ammu isegi näinud Eestis nii suuri liikumisi, numbrid olid ju ma ei tea, mida keegi ootas, et tegevjuhtkond on ju öelnud, et eelmise aasta tumbid on nagu nõrgemad, üle-eelmine aasta erakordselt hea, ütleme, päeva lõpus natuke osteti neid tagasi seda hinda, aga ikkagi suhteliselt üllatav liikumine oli siis, ütleme, selle asja peale. Siis positiivsema poole pealt Palantir, ütleme, suhtarvudelt vaatad üks kallimad tehnoloogiafirmasid üldse on ju, ja ütleme seda hinnataset, et ta saaks õigustada, ta peaks ikkagi nagu siin, ma arvan, 4-5 aastat nagu tulema järjest väga heade tulemustega, viimane kvartal oli väga hea, käive kasvas siin 70% aasta tagusega võrreldes, kasum kasvas, aktsia läks ka 12% üles, aga lõpuks järgmisel päeval müüdi see ka, ma arvan, poole ulatuses müüdi ära. Jällegi see näide, et mis mind teeb selle turu osas natuke ettevaatlikuks, et kui ikkagi aktsia ei suuda väga heade tulemuste peale nagu tõusta, et mis siis saab, kui need tulemused ei tule enam nii head. Et see on juba selline ohumärk natukene. Kui ma rääkisin, et Novo Nordiskil -20, siis konkurent Eli Lilli +7, neil oli see alternatiiv nagu olemas, et läks nagu hästi. Niio, ikka kipub nii olema, et kui sul seda portfeli, ütleme, aktsiat enam portfelis ei ole, siis ta hakkab ju tõusma, et ütleme, suure Peetri portfelis seda enam ei ole. Niiol tulid tulemused, meie meelisega enam ei uskunud, et see ettevõtte kasumisse jõuab, aga kasumisse ta jõudis, ütleme, ja aktsia siis +10, et päris hästi. Ja mis meil ka kunagi oli siin portfelis sees, siis Enphase Energy, päiksepaneele toodab erinevad, on siis hästi volatiilne aktsia, hästi palju lühikeseks müüdud, võib-olla keegi enam ei osanud isegi sellised positiivsed uudised nagu oodata ja tulid päris tugevad numbrid ja esimese päevaga läks 40% päevaga üles, siis natuke läks tagasi hind, aga +35, ikkagi nagu väga suured liikumised on ju, et need on võib-olla siis need märksõnad, mida siis natuke nagu mainiks on ju. Aga kui me siis läheme, ütleme, ploki juurde, mida ma ei tea, mulle kirjade järgi nagu tundub, valdav osa investorid ka, aga podcasti kuulajad ootab võib-olla kõige enam, et kuidas siis Peetritel läheb, on ju oma virtuaalportides
selles volatiilsuses siis ütleme ära, et väikse Peetril, tema siis jah, 500 eurot ja nagu ta ikka teeb, tuli siis raha kontole. Me polegi sellist nagu healt alternatiivi kohe nagu leidnud, et kuhu see raha nagu panna. Iseenesest on hea, kui natuke siis portelis nagu raha on, et aga tõenäoliselt selle nädala jooksul, ma arvan, saab nagu investeeritud, et natuke nagu selle peale nagu mõtleme. Aga siis jah, ütleme 3 nädalat meil on siis suure Peetri nagu natuke teistmoodi olukord on, et on tema nii-öelda miljoni pealt 2 miljoni peale kasvanud portfell on tänaseks siis nagu lahku löödud, et pool on siis nagu võlakirja ja siis dividendiaktsiate osas ja teine pool on siis nagu kasvuaktsiates, siis ütleme sellest hetkest, kui me selle muudatuse tegime, turud on ju päris närvilised olnud ja kukkunud päris palju isegi, et siis raha portfell on üllatavalt hästi, et on nagu kogu portfell on 5% plussis ja kus siin siis kõige suurem võidumees siis peidus on olnud on Telenor, et seda me ostsime vist esimesel päeval, kui me see portfell lahku lõime ja kujutad see ette, see ei ole nagu väga äkiline aktsia, aga 3 nädalaga pluss 28%. Et see tähendab, et peab olema nagu vähemalt üks väga hea uudis või pigem mitu head uudist. Aga neil on nagu numbrid paremaks läinud, nad müüsid ühe oma Taiwani tütarfirma nagu ära, ilmselt kõrgema hinnaga kui turg nagu ootas on ju, pluss ütleme siis tuli ka uudis, et ütleme firma tegev juhtkond hakkas ise nagu turult aktsiad ostma, ütleme mitu sellist head uudist, tõesti 28%, ma vaatan palju meil seda kogu portfellist on 4% natuke peale, polegi väga hull, selles mõttes päris hea osakaal ka on ju, et see on siis aidanud, siis Verisoni tuli tead tulemused, see on nagu tõusnud, Nestlest ma rääkisin eelmisel nädalal, UPM10 tulid nüüd tulemused Stora Ensoga ka, rahavood olid nagu tugevamad, aktsia tõusis ka üle 6%, et päris hea liikumine on ju, ja see kokku siis teebki, pluss ütleme Tallinna Sadam on meil siin kohaliku turul ju tõusnud on, et ja realt inkamist ma rääkisin natukene, et ühesõnaga jah, üllatavalt madal volatiilsus on selles portfellis ja senimaani nagu hea tootlus on ju, et aga see portfell on meie blogist, Swedbanki blogist ka näha ja nii-öelda esimese kuu kokku. See on väga hea tootlusega, kui võrrelda vastu S&P 500. No jaa, aga ütleme, see periood on nii lühikene, aga algus on tõesti nagu olnud hea. Kui see ei ole hea olnud, on see kasvuportfell, seal meil on küll täna 55% rahas, aga see on siis 3 nädalaga -8, kui sa võtad nagu absoluutnumbris miljonist 80 000 läinud, päris õudne on ju, aga nii need asjad nagu käivad, et selles mõttes võib-olla ongi täna nagu hea, et kuulajatel on ka siis nagu hea mõelda ja võib-olla siis enne kui päris rahaga minna nagu virtuaalrahaga nagu testida, et mis see riskitaluvus nagu on siis on ju, et ei pea ju siis kasvu poole peale minema. Et siin on kindlasti nendele investorite, kelle riskitaluvus on kõrgem, aga ütleme sellest kasvuportfellist jah, 9,3% Berksai, see aitas ka, hoidis nagu päris hästi on ju. Aga ütleme siis, kuigi Meelis puhkab, omavahel suhtleme ju ikka, mis tähendab siis seda, et Meelis siin reedel ostis siin selle rahaga ka natukene uusi positsioone ja mis need uued positsioonid on, et kõige tuntum nimi on loomulikult Microsoft, et kui te vaatate selle aktsia liikumist, ühelt poolt tulid tulemused, sama, mis sa Jürgen ise rääkisid, et tarkvara pool võib-olla see pilvääri on natuke surve all, aga samas AI võib-olla tulevikus võiks nagu kasvu teha, aga aktsia oli siin, tuli 550 kandis midagi ja tehniliselt pakub võimalusi. Ja me ostsime 400 pealt, et ümmarguse numbri pealt ostsime siin 20 000 euro eest, plaan on seda aja jooksul natuke suuremaks kasvatada, aga vaadata, mis see turg siis teeb, on ju. Aga see on nagu suhteliselt kindla peale minek, aga sellised riskantsemad asjad on Corning, see on selline lühend GL2V, et see on telekomi seadmed erinevad toodab ja siin Metaga sai päris suure nagu tehingu, et siis seda ka 20 000 eest ja viimane on siis lühendiga AAOI, et Applied Optoelectronics, et see on selline AI infrastruktuuri üks ettevõte, et Meelis teab seda kindlasti rohkem kui mina, tema jälgib ja siis seda võtsime, aga jätkuvalt jah, selles kasvuportfellis on tegelikult täna päris palju raha, et täpselt 500 000 on vaba raha täna on ja ta on küll selles lühiajalises usad reservis, aga ootame siis natuke paremat võib-olla ostumomente, et tegelikult turul on juba natuke need momente, et äkki järgmine nädal juba siin mingid muudatused on ju.
et nii siis nagu täna on, et jah, -8 sai siis see portfell pihta, et noh, et turg oli, kuigi me mingid asjad kukkusid stop-lossidega välja, muidu oleks olnud, ma arvan, -15 võib-olla kõige hullema koha peal, et aga siis meil on paar sellist kuulaja küsimust ka siia lõppu tulnud, et Pavel küsib, et kui portfellis on mõni aktsia või terve grupp sarnaseid aktsiaid kukuvad ja siis tekib ikkagi nagu müümise mõte, et kuidas aru saada, et kas on nagu paanikamüük või noh, ütleme, noh, lihtsalt ongi nagu väga halvasti ja ettevõte midagi nagu valesti, et kuidas otsustada, kas peaks müüma hakkama juba kukkuma hakanud aktsiat, et noh, ma arvan, siin on, ma jagan võib-olla natuke nagu oma mõtted, sa võid Jürgen nagu täiendada, et noh, tegelikkuses eriti, mis puudutab, noh, vaata, siin peaks ka ma arvan sellest nagu lähtuma, et mis aktsia see üldse on ju, kas see on nagu kasvuaktsia või see on dividendi aktsia, et kui noh, minu käest keegi küsib, et noh, realty income on küll tugevad viimasel, aga noh, mis iganes, ta võib ka kukkuda, et kui ta tuleb nagu allapoole, no seal mul ei teki nagu küsimus, mul ei teki sellist mõtet, et ma peaks selle ettevõtte nagu ära müüma. Mul tekib pigem nagu küsimus, kui see dividendi määr on mingil hetkel minu jaoks nagu atraktiivne, et ma siis pigem nagu lisan sealt, on ju. Aga kui me räägime, noh, mis iganes, noh, Microsoft on küll kasvuaktsia, aga see on nagu võib-olla rahulikum, noh, Ireen on võib-olla hea näide, on ju, et mida me siin natuke nagu müüsime, aga siis, et noh, mis sa siis nagu teed, et noh, tegelikkuses ma arvan, et enne nagu tehingusse minekut sul peaks juba plaan paigas olema, et noh, et mis tasemed sa nagu müüd seda või sa jätadki selle niimoodi, et ostadki ja unustad, ma ei tea, 10 aastaks ära, aga kui sul seda ei ole, siis nagu siis mõtlema hakata, kui turud juba kukuvad, siis on väga keeruline, emotsionaalselt just. Ja osa risk managementist võiks olla ka see, et mis on sul keskmise perioodiga positsioonid ja mis on ka pikaajalised, eks ole. Aga see on ka niimoodi, et ega siin ei ole sellist nagu reeglid, mis kõigile sobiks, et igal ühel on nagu oma, mida peaks tegema, no lihtsalt meie teeme jah, Meelisel on ka ju konkreetselt need riskantsemad kasvuasjad on, noh, kellel on siis -10%, -15% on stop loss, et noh, sealt müüakse ära, et kapitali kaitsta on ju, aga igal inimesel võib see tase erinev olla. Jah, absoluutselt, siin niisugust universaalset reeglit ei olegi, mul on väga hea meel tegelikult, et sa tõid juba algul välja, et kas me räägime kasvuaktsiatest sellest peaks alustama, just sellest peaks alustama, sest et tihti peale hakatakse kuidagi sellest pihta, et me räägime nagu kasvuaktsiatest, aga no see ei tohiks A ja O olla, ikkagi kaitsemängijatest hakkame pihta, siis üle ehitame portfelli üles rõndemängijate, nii et aga no jah, siuksed, mulle meeldis see selgitus. Okay. Ja Martin on, kes on ka saate püsikuulaja, kellele saade meeldib, et aitäh sulle, Martin, küsib siis Ireeni kohta, et kuidas meil jälle Meelisega nii hästi õnnestus, et noh, põhimõtteliselt ideaalselt nagu müüa enne kui langus tuli, et kuidas me seda nagu teadsime, et kas me, et see on ebareaalne, et kas me oleme mõelnud siis väikese kõrvaläri peale, et teha siis nagu koolitused või konverentsid, et kuidas aktsiad valida ja stop-losse panna, et ei, me selle peale mõelnud ei ole, tõenäoliselt pole nagu aega ka, aga noh, kes siis saadet tähelepanelikult kuulas, siis me ütlesime ka, et me müünud ju kõik ära, no meil oli 2000 aktsiat, me jätsime 500 nagu alles, et me tegelikult omavahel ka arutasime päris tükk aega, et kas me jätame nagu noh, pool alles või müüme rohkem, on ju, aga kuna need riskid olid suhteliselt nagu suured üleval, noh, siis me otsustasime nagu natuke suurema osa kinni panna, aga mingi osa nagu alles jätta, sest noh, Ireenil olid ka tulemused, noh, see on ka, ja noh, kuna oli teada tulemuste peale, no, optsiooniturg näitas, et ta võib liikuda kas üles või alla 13%, noh, siis lühiajaliselt see ongi loto, no siis me jõuame natukene otsapidi siia esimese küsimude ju tagasi, on ju, et noh, et nagu ma ütlesin, et esiteks, mis aktsia see on, ja mis sul selle aktsia eesmärk on, et kas sa kaupled seda, kui sa kaupled, mis on sinu sisenemistasemed, väljumistasemed, see peab kõik endal nagu peas nagu valmis olema ja no ütleme, kui valmis ei ole, siis ka paberi peale kirja panema, et tuleb, mitte niimoodi, et kui siis nagu liikumine tuleb, siis hakkad nagu ümber mõtlema, siis sa peadki nii noh, käituma, et muidu sa lasedki need asjad liiga põhja ja siis hakkad müüma. Nii et. Aga mul on hea meel, kui sa minuga nõus oled, Jürgen, et tõmbame siis tänaseks sellega otsad kokku. Teiega olid Tarmo Tanias ja Jürgen Pikonov, kõike head ja kuulmiseni. Kõik head. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see on nüüd.
Ära turu. Tšau. Tšau.